Mina olen Ain Paavod ja vaatate Fitness TV. Oleme jällegi Reval Spordis ja tänaseks treeningpartneriks ei ole ma valinud mitte mõne noorema uue tegija, vaid ikkagi ühe vanakooli mehe. Ain Paavo on see mees ja ma usun, et tänased noored televaatajad vähe teavad tema tegemistest, aga kohe saate näha, milline näeb välja üks 60-aastase mehe jalg. No tervitus, Ain, käsi on nagu uus tang jätkuvalt. No ei tea, kas ta nii uus tang nüüd on, aga käeraud on sinu jaoks mingi uus asi või on? ausalt öeldes küllalt uus, ei, niisama oma vahel oleme nalja teinud kunagi, aga muidu jah, nii ametlikult ei ole olnud, nagu täna. Kuule, räägi, mis trenni sul täna plaanis on? No ma ei tea, tegin siin vähe sooja ja mõtlesin, et võib-olla teeks jalga või... No jalga, ma usun ka, et... Säär jääb natuke lahjaks juba vaata. Sellele tuleks rõhku panna. Sellele tuleks, ega oma nii-öelda tugevaid külgi tuleb ka arendada. Ja võtta ongi. Ega vanasti oli ka tõstmises niimoodi, et mis on tugev, seda tuleb teha. Ain, kui vana sa oled praegu? No, oota nüüd, 60 ei ole veel, aga 53. sündinud, siis 56 aastat, 57 saan see aasta, jah. Tähendab, ma tulin liidu karikavõistlustel tõukamises liidu meistriks või karikavõitjaks või kuidas seda nimetada. Ja siis oli 212 ma tõukasin siis, aga muidu isiklik rekord mul jäi 220. Siis oli maailmarekordini 4,5 kilo jäi. Aga mul see käsi jamas, näete, siin on 3 operatsiooni on tehtud. Mina loen enda jaoks tegelikult nagu spordiks ikka seda tõstmist, mis oli. Kulturism, seda, et see kulturismist tulid mööda minnes ka Euroopa meistriks, seda see väga suureks saavutuseks ei pea. See oli jah kuidagi nagu, mul oli nagu põhi oli all tõstmisest kõik. Ja praegult ka oli mul ju 17 aastat ma ei teinud trenni. Tänu sellele, et mind töö juurest ära koondati Kuusakoskist ja siis ma muutsin oma elustiili täielikult. Ühesõnaga, vanasti sai ikka vigureid tehtud ja võib-olla võetud natuke õhtuti ja lõpetasin kõik ära, mõtlesin, et nii. Nüüd on vaja teha, ei saa istuma jääda koju, et teleka ette ja võtad viinapudeli laua peale ja et nutad seal, tead. Aga ostsin käimiskepid kõigepealt ja mõtlesin, et peaks üks 5 kilo kaalust maha saama. Ma kaalusin kuskil 100 piires. Nii, siia-sinna. Ja siis käisin ja siis tulin siia ja ma ei olnud nii ammu käinud, et ma ei teadnud üldse seda süsteemi siin. Ja siis tänu Aldurile, kes on siin see päälik. Aldur tegi mul hästi soodsad võimalused. Ühesõnaga, ilma rahata ma saan käia ja muidugi raha eest ma oleks käinudki kuskil. Nii-öelda tõsise spordimehena, ega siis, kui sa oled midagi kätte võtnud, ega siis sa päris niisama ei tee, et sul on ikka mingi eesmärk ka ikka enda jaoks vähe. Ei, ma ütlesin, et kõigepealt oli eesmärk, et 5 kilo maha saada. Ma seda trenni nagu algul nagu ei mõelnudki. Mõtlesin nagu aeroobset rohkem teha. Aga siis nagu see asi ikka läheb, tead, suuremaks ja suuremaks. Nüüd ma võtsin 10 kilo alla. Ja vaatad, mingisugused mügarikud tulevad juba välja ja eks üht-teist on taastunud. Tähendab aasta aega nüüd ma olen käinud. Ja ma ei tea, et ma ei saa nagu väga kurta. Nii, aga vaatame siis tänane jalatrenn. Vaatame siis, kuidas... Mul põlv natuke valutab, aga... Ei, sa tähendab neid harjutusi, mida sa saad teha. Ma teen natuke, aga ma teengi üldse kergelt kogu aeg, ega mul suuri raskusi ei ole, tead, ja ma vaatan, et nagu mingisugust taastamiseks ei olegi vaja punnida. Aga põhiline on, et regulaarselt kogu aeg teed, siis ei ole nagu asi paraneb. Ma arvan, et see on ka tänane trenn on hea näide neile, kes vaatavad võib-olla ainult aasta või 2 perioodil ette, et vaadake üks 40 aastat, tänased noored, vaadake üks 40 aastat ette ja ma usun, et teeb kadedaks küll, kui me täna selle treeningvideo sisse võtame, et millises heas vormis võib olla ka pea 60-aastane mees, nii et. Aga lähme siis hakkame pihta, ega seal ei ole midagi, muidu jahtud maha. Esmaspäev teen, ütleme, rinna, selja, teisipäev, õlad, käed, siis jalad. Ja niimoodi ta hakkab korduma enam-vähem. Harjutusi... Kolmene jaotus. Harjutusi vahetan lihtsalt ja mõtlen igasugust asju välja. Et oleks huvitav.
kuidas sa kulturismi juurde üldse jõudsid, et sa, nagu ma ütlengi, et tegelikult tugevam olid sa, eks ole, tõstmises ja siis kuidas see üleminek kulturismine nagu läks, kes sulle selle mõtte nagu pähe pani, et kuule, et Ain, et ole hea mees, et tule nüüd kulturismis välja? Kiviõlis kaevandusehoones, seal oli niisugune tõsteruum. Ja siis ma hakkasin seal trennis käima. Tähendab, mulle meeldis ka kulturism ja ma algul nagu tegingi seda. Minu treening koosnekski niimoodi. Kõigepealt tõstsin nii palju, kui jaksasin ja siis hakkasin kulturismi tegema. Noh, ütleme, tegin soojaks nagu tõstmisega ja siis hakkasin pumpama natuke. Noh, niisugusest teadmatusest ega ei olnud treenereid ega kedagi. Siis läksin tehnikumi ja siis seal küsiti, nagu ikka vanasti oli ju sport nagu au sees, et praegult ma ei tea, ei tehta vist üldse teada, aga siis mis sa võid teha? Ma võin maadelda, võin tõsta. Öeldi, hakkad tõstma. Okei, hakkasin. Mulle meeldis ka tegelikult, kui ma maadlesin, siis seal maadlussaalis oli ka, kang oli nurgas, siis ma ikka kangutasin nagu seda ja nii ta läks ja ei, kõik läks väga hästi, ainult see käsi rikkus mulle asja ära, sest alguses kohe 72. aastal ma venitasin selle käe ära. Ja siis 75. läks ta täitsa tagurpidi, nii et kõõlused olid nii veninud, et hommikul ärkasin ja käsi oli väljas. Jah, jumala eest nagu protees, siis panid jälle paika. Räägid sa sellised? Ja siis ma olin meistrisportlane juba ammu ja siis läksin sõjaväkke. Ei saanud näidata tulemusi. 200 võtsin rinnale nagu kaigast, aga edasi ei lähe, tead. Ja rebida ei saanud. Siis raviti ja tohterdati seal. Ma olin seal Minski Askis. Ja siis jäi nagu pidama lõpuks ja siis ikka tulid mingid tulemused. Tulemused olid päris head, nii et selle tõukamise tulemusega oleks maailma meistrivõistluste medalid ikka korjanud. Aga kogu summas muidugi rebimine jäi nõrgaks. Tänu sellele käele, vaata, ettevaatlikult ei saa rebida või tõsta. Seal käib ju, pauk käib ja kas tuleb või ei tule, aga nii vaikselt ei saa. Peale seda EM-i võitu ja 92 sa loobusid, milles see lihtsalt aeg sai nagu mingi hetk tundsid, et nagu aitab? 90, 91, 92 lõpetasin, tähendab, eks see, vaata, see elu muutus tuli ka ju siin. Eesti sai vabaks ja tuli oma raha ja värgid ja siis selle eest nagu enam ei makstud ka, et ma pidin hakkama nagu tööd otsima ja siis tekkisid sellised probleemid ja eks mul oli kõrini ka sellest trenni tegemisest juba, et aga jah, et siis ma lõin nagu pere alles ja sündisid poisid ja nii, et elu surus peale lihtsalt, aga nüüd on juba... On sul hea meel, et sa tegelikult leidsid tagasi tee saali jälle? Ja on küll, tõesti on hea, sest ma tean nüüd, kuidas on niimoodi olla ja kuidas on teisiti. Niimoodi saalis käia ja natuke liigutada on ikka tunduvalt parem, kui siin niisama õhtul pikali visata ja õlut imeda või Seda võib ka teha, aga peal trenni. Olgugi, et mina olen jumala kuiv, ma ei arrasta üldse enam niisuguse asju. Ega vanusega asjad nagu paremaks ei lähe, siin liigesed ja kõik, et eks pead mingi variandi leidma, et kuidas nagu teha ja samas mõtles, et mõni vend ei ole kunagi midagi teinud, aga ka on igasugused hädad kallal, et küll põlved, küll puusad, eks ole. Mina olen ise, ütleme nii, et pea poole noorem mees, aga ega siis praktiliselt iga hommikul on ikkagi siit-sealt kolmanda koha pealt trenni tuled juba ise vaatan. Ma mõtlengi, et kui ma saaks ise kas või sellist trenni teha, nagu sina siin praegu teed, siis ma oleks ka juba, ma arvan, sinu vanusel päris rahul juba, ma arvan. Eks sa minu vanuselt oledki juba rahul. Eks seda paistab. Et ei taha nagu paaritu arvu peale jätta kunagi, millegi pärast. Mingi ebausk või mille see on? Ei tea, lihtsalt nii on. Ikka paarist, 10, 16, 20.
jah, 25 on vahel, aga üldiselt jah, ikka paari saab. Millegi pärast, et siis võib-olla mõjub parem. väike vihje ka noortele tegijatele. Kas Ain on need sinu suust need legendaarsed sõnad vähemalt, mis on läinud rahva seas liikvel, et mis minu säär nüüd, aga oleks te mu isa säärt näinud? Selline jutt on lahti läinud, ma ei tea, kunagisest ütlusest. Ja ma olen kuulnud küll, jah. Isal oli ka väga ilus säär. Ja emal muidugi samamoodi. Aga jah. Aga eks ta loodud on ikka ja tere. Ja... Kas sa treenid või ei treeni on ta all sul olemas tõenäoliselt? Ju need vahepealsed aastad näitasid vist seda ka, et või... Jah, tõesti, et ei, kui ma olin tööl, siis ma ikka niisama, ma olin ju vastuvõtja seal Vanaraua platsil ja siis seal oli niisugune trepp. Noh, et läksid üles ja vaatasid autokasti, mis kaupa ta tõi siis, eks ole. Siis seal trepi peal, seisad ühe jalaga, siis tegin vahel niisama, noh. Aga kui nii harva teed, et siis võtab ikka valuseks, aga ega ma säärt ei ole kunagi nii spetsiaalselt eriti nagu harjutanud. Eks võib-olla tõstmine andis ka sellele ikka kõva koormuse. Kuidas oli? See võid allapoole seda ka lasta. Tõesti sellist säärt, nagu sinu Lain on alla loodus ja vanemad andnud, siis sellist ei mäleta mina Eesti kulturismi lavadel küll. Ja ma olen ka valdavalt seda meeld, et tõenäoliselt see geneetikas kinni on, et kui vanematel on see antud, siis ta sisuliselt on ja kas sa teda väga treenid või treeni, on ta ikkagi tugevam kui mõni mees iga päev sellega vatti nähes. Jah, nii ta vist on tõesti, et ega siin on ju, ma olen siin paar korda Ameerikas käinud võistlemas ja seal on need mustanahalised ja jalad ja reied ja ülemised otsad on ikka väga ägedad, aga paljudel on sääred nagu tikud all, tead, nagu kargud oleks. Ma vaatan isegi tänapäeval, vaatate Mr. Olympia mehi ja esimene ots, kui on ühel mehel 6 on sääre, siis on nagu väga hästi. Et enamusel on tegelikult nagu järgne kepp seal all. Jah, et kui muidu nad arendavad ennast ju nii, ma ei tea, mis nad sisse endale küll ajavad, aga nii jämedaks, aga säär ikka ei lähe. Säär on ikka nii tugev lihas ja see liigutus on nii lühike, et ju ta siis ei arene. Üks mammi küsis, et sul on nii jämedad sääred, et kas nad sul hirmsasti valutavad. Et ma ei saanud nagu aru, et miks nad peaksid valutama, aga jah, temal tekkis selline mulje, et mul on jube valus nendega. Aga hea näide on ka see, kui sa hakkasid siin uuesti käima, siis paljud noored mehed, kes revalaspordis käivad, ütleme lühemat aega, nad ei teadnud, eks ole, sisse tulles nad ei, kus nad nagu peaksidki selles mõttes nad on nii vanad, kui kaua ma ei ole teinud, eks ole. Ja siis nad ütlesid, et kuuled, et minu juurde tulid, et kuuled, et kas sa oled näinud, et siin hommikul käib üks vanamees käib, ilge säär on all. Siis ma mäletan, sul oli just teadlikult niimoodi üks püksisäär oli veel üles jäänud selle pikal püksil, üks püksisäär oli üleval ja siis noori käisid võtsid mingi vanem mees läheb mööda, ilge säär on meil. Hirmus. Üks vanamees käib, jah? Ja, üks vanamees käib, hirmsa säärega vanamees käib. Mõnedi noored küll. Vene sõjaväes sa oled käinud. Kuidas sa saapa jalga seal said? Sest ma mäletan isegi otsus ütles, et tema lõikas ka tagant puruks. Ei saanudki, ma käisin kohe algusest peale, saapad nagu kirsavoi oli nagu karmoskast ja need oli uued ka algul, jalga tõstsid, siis lükkas nagu jälle sirgeks tahtis minna, aga ei saanud, jah. 57 aastat, olge siis samasuguses vormis, ma usun, et oleksite kõik väga rahul. Ain, sellest jääb sulle märk maha, kunagi veel 10 aasta pärast teeme sugu järgmise, siis on mida meenutada. Jah. Hakkab tulema. No ei ole viga. Kui palju sa oma toitumist oled ka nüüd, ütleme, vaatad sa üldse, mida sa sööd? Ja, ei, seda ma vaatan jah ikka. Tähendab, ma olen seda nagu jälginud, isegi kui ma ei teinud nagu
trenni, sest mingil määral ma ikka nagu jälgisin, muidugi nii, mitte väga hullusti, aga praegult ma ikka jälgin nii nagu tõsisemalt, et mingit jama ma ei söö, tead. Mitu toidukorda päevas sul tuleb keskeltläbi? Ma ei tea, kuskil 5-6 umbes, ma arvan. Päevad on erinevad, aga üldiselt ma katsun ka süüa nagu vähem ja siis nagu tihemini, ja õigeid asju, nagu see on, kana ja riisi ja tatart ja... Ain, kas sa toidulisanditest ka midagi tead? Jah, ma olen kuulnud, aga ausalt öeldes, tean muidugi, aga ma siin ühe valgupulbri ja kotitäie sõin ära, aga üldiselt ma ei ole kasutanud, et sa ise tegeled sellega, aga mina leian, et kui see minu need treeningmahud ja värgid ei ole nii oluliselt suured, et siis mul ei ole selles nagu mõtet. Ja seal nende kottide peal on kirjas ka, et see ei asenda nagu õiget toitumist. Ma arvan, et noored võiksid ka ikka rohkem nagu süüa nagu korralikult, aga ainult nende lisandite peale loota ei maksa ka? Ma arvan küll, et ei maksa, jah. Sest vanasti neid ei olnud ja siis, ma ei tea... Tulemusi tehti ikka? Tulemusi ikka tehti, jah, aga praegult on see moe värk, et igal ühel on pudel pihus aga kui palju sellest on abi või mitte, ma ei oska öelda, aga mina jah ei kasuta. See on ju olulised summad ka lähevad sinna muidugi. Kuule, aga Ain, enne kui me lõpetame, oskad sa öelda tänasele noorele kulturismi fitnessi huvilisele poisile tüdrukule midagi soovituseks? Võib öelda niimoodi, et tehke trenni rahulikult ja järjekindlalt. Kõik tuleb, nii et midagi ei juhtu nädala, 2 ega mõne kuuga, aga siin mõne aastaga kindlasti asjad muutuvad ja märgid lähevad sinna poole, kuhu nad on nagu säätud ja kes mida tahab näha, et põhiline on ikka järjekindlus ja töötahe ja küll siis tuleb. Aitäh sulle, Ain! Kiitos! Niimoodi.